Maaelujutud. Tere, maaelujutud jälle eetris. Mul on täna hea meel tervitada meiega siin Liia Lusti. Ja kuna me salvestame seda aastal 2026 veebruaris, siis just äsja on tulnud info, et sa oled Eesti Vabariigi presidendilt saanud siis Valgetähe 5. klassi teenetemärgi ja eelkõige siis konsulendi teenuste eest, kuigi ma arvan, et see laieneb kogu sinu maaelu arenguga seotud tegevusele, nii et kõigepealt palju õnne. Aitäh ja tere, Ave. Ma alustan sinuga, nagu me enamusest oma külalistega alustame, et mis sind maaga seob, mis on sinu juured, räägi endast ja oma nii-öelda juurtest. Pärit olen ma Elvast ja ma alati rõhutan seda, et linnatüruku, nagu mulle keskkooli ajal oleks öeldud, et ma kunagi olen patrioot, maaelu eestvedaja, siis ma seda ei oleks uskunud. Muidugi olin ma nii-öelda teise põlve linlane, Elva linn ka ikkagi linn, aga nii-öelda vanavanemate juured on nii isa kui emapoolselt Rõngu kihelkonnas ja maavanaema on mul alati olemas olnud, nii et olen lehmakarjas käinud ja muid maatöid teinud, nii et ikkagi juurtelt olen ma pärit maalt. Kuidas sa sattusid Kamari külla ja ma lähekski selle Kamari küla tegevuse juurde, sest ma saan aru, et kõik sinu suured teod kodukandi liikumises, kus sa ka praegust oled juhatuse liige, on saanud alguse sellest Kamari külast või eksin ma? Kuidas see teekond sind sinna viis? Elu tihti koosneb tegelikult juhustest. Ja Kamarisse elama sattusin ma tänu sellele, et kui sündisid tütred, elasime me lool ja see Iru suur korsten tossas kogu aeg meile peale. Tütred on nimelt kaksikud ja nad olid lastena kogu aeg sellised haiglased. Ja meie panime selle korstnasüüks ja hakkasime otsima endale elamist, et minu vanemad elasid Elvas ja mehe vanemad Valga küljal, et natukene lähemale. Ja siis kutsuti Kamaris tegutses Sakala tuulinnu kasvatus, mis oli üle liiduline majand. Kutsuti mees sinna peasootehnikuks. Ja nii me sinna sattusime ja see Kamari oli sellel ajal, see oli 88. aastal, oli selline räämas. Ja kui ma olin seal ja läksime kortermajja elama, meile lubati küll individuaalmaja, aga et asub ehitama, et esialgu elada korteris. Ja kui ma seal olin ja ma mõtlesin, et mis jaoks ja kuidas ma siia, et see kõik oli nii inetu ja räämas, aga siis tuligi ise millestki alustada. Aga meil nüüd jäi ka see koht ütlemata, et mis koolia sa oled käinud ja kas sul siis oli juba siis nii-öelda tänane haridus olemas või millal sa selleni jõudsid? Et siia sõites ma tegelikult mõtlesin, et sellel aastal on sellised ümaraid tähtpäevi minu elus palju. Kõigepealt see, et 50 aastat tagasi ma lõpetasin Elva keskkooli. 40 aastat tagasi ma abiellusin. Ja 30 aastat tagasi oli nii-öelda Eesti külaliikumise esimene maapäev. Et sellised tähtsad daatumid, et peale Elva keskkooli lõpetamist tegelikult oli mu südamesoov minna õppima
kaubandust. Ja küllap sina ka tead, et nõukaajal kaubandus oli suur valuuta. Aga kaubatundmist ei võetud sellel aastal vastu, oli üle aasta vastuvõtt. Ja ma nii mäletan see, et ema käis mulle ka sabas, et mine midagi muud. Ma ei läinud, vaid läksin tööle. Peale keskkooli tahad ikka seda oma raha ja sattusin tööle Nõukogude Eesti Keskpanka, mis on Munga 6, kus on praegu haridusministeerium ja olin seal käskjalg. Munga 6 Tartus? Jah, Tartus. Aha, nii. Ja olin seal käskjalg, sest dokumenti ju siis ei liigutatud arvutis, vaid mina jooksin nii-öelda erinevate korruste vahel. Ja kuidagi siis nii-öelda mõtted enam kaubandusele ei läinud, millegi pärast tahtsin minna piimandust õppima. Ja ma ei saanud sinna sisse. Piimandust siis Maaülikoolist, tookord siis teise nimega EPA, Eesti Põllumajandusakadeemia. Ja sisse ma ei saanud, pakuti lihatehnoloogiasse, ma ütlesin ei. Ja siis hakkasin tööd otsima ja niimoodi ma sattusin tegelikult tänase presidendi ema juurde. Et sellised seosed Virve Karise juurde. Ma teadsin, et üks laborandi koht seal peaks olema, aga ütles mulle nii, et kahjuks on tal juba sinna inimene olemas, aga lihauurimise laboris otsitakse. Ja nii ma sattusin Eesti Loomakasvatuse Instituudi veiseliha uurimise laborisse tööle. Ja sealt muidugi siis juba räägiti seda, et nii-öelda sootehnik on ikka selline haridus, mis on laiapõhjaline, annab sulle loomakasvatusest ülevaate ja saad stipendiumi ja pärast ka töökoht meil olemas. Ja niimoodi ma siis sattusingi EPA-sse õppima tänu Mai Kuresoole. Nii et see loomad ja see liha nii-öelda nagu tuli sulle peale ja siis oledki. Ja õppimine siis ikka läksid päevasesse või oli see kaugõppes või kaua siis oli ja mis sa seal ülikooli ajal siis veel tegid, et sulle peale vaadates pakud, et sa kindlasti lõid kaasa kõik võimalike spordi ja kultuuri nendes ringides? Selles mõttes, et jah, nii-öelda see aktiivsus küllap sai mul alguse EPA-s õppides, et olin rühmavanem, erinevad asjade organiseerimine. Mina kahjuks malevasse EPA-s oli ju keeruline saada, et kuna olid kogu aeg praktikad suvel, et niimoodi läksin ma malevasse hoopis peale EPA-t juba tööl olles, aga jah, selline aktiivsus ja asjade eestvedamine, et see on saanud alguse EPA-st. Sa juhtisid tähelepanu ka kultuuri poole peale, et Loomakasvatusinstituudis ma esimest korda läksin ka rahvatantsurühma, aga seal ma sain aru, et teiste taktikepi järgi samme seada ei ole minu loomus. Ma tahan ikka oma päi teha, et rahvatantsijat minust nii-öelda ei saanud. Ja kui siis edasi liikuda, mul tõesti oligi siis sain stipendiumi ja sain stipendiumi Viljandi Loomakasvatusinstituudil olid katsemajandid ja ma olin Viljandi katsesafoosi stipendiaat. Ja kui ma lõpetasin EPA, siis nii-öelda olid sealt direktorid vahetunud ja nõudsid mind ikkagi sinna tööle. Mitte, et ma jääksin Tartusse Loomakasvatusinstituuti. Ja siis ma mäletan, ma läksin sinna, siis oli seal direktor Ilmar Mändmets
ja läksin ennast nii-öelda vabaks kauplema, et saada ikkagi Tartus Loomakasvatuse instituudis aspirantuuri minna. Ja sealt ma tulingi siis vabatüdrukuna tagasi ja saingi ja astusin aspirantuuri. Aga nagu ikka jälle elus juhused, et ma ei saanud korterit Tartusse ja üürikorter nii-öelda, seal juhtusid 11, läks põlema ja mul ei olnud enam kuskil elada ja hakkasin otsima nii-öelda tegelikult uut töökohta. Ja siis sattusin Tallinna linnuvabrikusse tööle. Mis asub Lool. Ja aga oli liitunud ju linnukasvatusega ka Kostivere pool, kus olid siis ka veised, nii et veisekasvatuse selektsionääriks. Aga seal oli nii-öelda peasoodandik mul ees, siis nüüdseks minu abikaasa Rein Lust ja niimoodi on need juhused mänginud, et ja need liikumised. Ja Kamarisse ma tõesti alguses arvasin, et see on ajutine, aga kõik ajutised muutuvad tihti nii-öelda sinu elu osaks, sinu päris elu osaks ja tegelikult olen ma tõesti õnnelik selle üle, et elu mind sinna viis, sest ma olen saanud ennast teostada ikkagi selliselt, et linnas elades ma kindlasti seda ei oleks kõike neid kogemusi saanud. Ja meil Kamaris oli selline hea meeskond, hea koostöö ja saades 2005. aastal esimeseks Eestimaa aastakülaks, see liitis meid jälle selliselt, et tänu sellele oleme me seal seltsimaja välja ehitanud ja kõike neid arendusprojekte teinud. Ma korra küsin veel selle Kamariküla arenduste kohta, et 88 hakkasid ju pihta, Eestis oli see suur murranguaeg. Nõukaaeg hakkas tasapisi järgi andma ja kui see uus Eesti peale tuli, see ju maapiirkonnas tähendas häda ja viletsust, vanad süsteemid kukkusid kokku, uued süsteemid, ülesehitamine oli keeruline, kel vähegi oli jaksu, läks Soome tööle, oleme ausad sellepärast, et 90ndate algused kõik olid ju keerulised ajad. Pikalt võiks rääkida, aga kuidas te need ajad üle võtsite, sest siis ju ka aktiveerus kodukant ja hakkas seda nii-öelda ülemineku valudes maapiirkonda siis tasapisi koolitama sõna otseses mõttes. Mida sa sellest ajast mäletad ja kuidas sa seal siis nii-öelda käed külge panid? Et 90 tegelikult olin ma siis ikkagi pühendunud oma lastele. Tütred sündisid 87. Nad olid veel, ja ma olin hästi pikalt lastega kodus, 90. sündis poeg, et ma siis tegelikult aktiivselt selliselt kaasa ei löönud, isegi Balti ketti ma ei saanud minna, mina jäin lastega koju. Aga kui poeg ka sai juba vanemaks, meil pojaga oligi see, et poeg hakkas hästi hilja rääkima, et sai temaga hästi palju oldud kodus, mööda arste käidud, aga kui 94. aastal juba natukene kõik lapsed olid selliselt järje peale saanud, et eks siis hakkasid otsima endale väljundeid ja jälle mängis siin kaasa juhus, et Jaanus Ämmal tegi doktoritööd ja talle otsiti nii-öelda linnukasvatuse valdkonnas nii-öelda katse läbiviijat ja tegelikkuses ma siis 2 aastat tegin
munauuringuid, ma iga päev lõhkusin üle 100 muna ja tegin erinevaid neid mõõtmisi, et muidugi Jaanusel jäi see doktoritöö kaitsmata, et need andmed on veel mul senimaani kuskil olemas keldris, et sealt sai jälle uuesti nagu tööellu sisse mindud ja siis oli niimoodi, et ma pean natukene aastaarvudes mõtlema, et 98 pakuti mul mehele, et see loodi nagu PRIA eellane, aga et sinna töölisi aga mees oli just Verol oli käivitamine, ta oli juba jah-sõna sinna andnud ja ütles, et kuule, et kas sa ei mõtleks, et võib-olla et ole sina see, kes läheb, siis ta ei olnud PRIA, siis ta oli natukene lühem nime ja SPP projekt käivitus 6 maakonnas nii-öelda katsena. SPP, kui me väga täpselt ei oska, siis umbes seda lahti muukida, seda lühendit? Tead, ma sõitsin siia ja ma mõtlesin ja ma ei muukinud seda lahti, et see oligi lõunaosariikides nii-öelda ühtlasi nii nõustamine toetuste osas kui ka selle administreerimine ja siis 2000 loodi juba PRIA ja nii, et ma tegelikult olen 10 esimese PRIA töötaja hulgas. No jah, need olid seal aste-astelt, et ei jõua sellel väga pikalt öelda, aga see oli ju ka seotud sellega, et kui hakkas nii-öelda suund Euroopa Liidule, siis me ju hakkasime tasapisi ennast nendesse mustritesse sisenema ja tulid ka esimesed toetused, sest ega meil endal ju kuskilt mujalt võtta ei olnud neid rahasid, need tulid mingitest abifondidest või siis jah, need nii-öelda need ülemineku fondid erinevate nimedega, et aga jätame need sinna paika nii, et ühesõnaga PRIA eelkäijas oled sina 10 aastat töötanud. Yeah. Aga see, ütleme siis see konsulendi elu, millal see siis tuleb, mille eest siin nüüd on niimoodi kõrgelt pärjatud ja mis annab sulle ka täna leiva lauale? Et lähme selle põhilise, saan ma aru, et liigume selle temaatika juurde. Et 2008. aastal ma sain 50 ja võib siis vist öelda, et mingil moel olin ma kriisis, mul suri ka ema ja ma enam ei tahtnud PRIAs töötada. Ma tundsin, et see on minu jaoks ammendunud ja tulingi ära. Ma küsin täpsustuseks, mis valdkonnas sa PRIAs töötasid alguses ja siis ütleme lõpus oli seal mingeid muudatusi, võib-olla valdkond siis? Ei, ma olin algusest saadik, ametinimetused muidugi muutusid see struktuuris, aga ma olin sisuliselt maakonnas investeeringute kohapealse kontrolli inspektor. Ja 2008 jah, lahkumisavaldust andes olingi sellises seisus, et mis nüüd edasi. Ja kuidagi mingi loogilise teed pidi oli nii-öelda lugesin konsulendi kutsest ja enam-vähem oli ka just tulemas, kuna kutse omistamisel on, et sisuliselt 2 korda aastas saad sa dokument esitada ja kutset taotleda ja niimoodi ma siis leidsingi ennast, ma ise nimetan põllumeeste abilisena, sest eks ma PRIAs ju tööd tehes olin ma siis natukene teisel pool, aga läksin siis enda kutset omistades appi siis juba põllumehi abistamas ja
esialgses jälle ka konsulendikutses on olnud need erinevad kutsenimetused, et esialgu olin ma finantsmajanduse konsulent, hiljem on see nimetatud ümber maamajanduse konsulendiks ja minu põhiliseks tegevusvaldkonnaks on ikkagi erinevate toetustega seotud nõustamised ja äriplaanide nõustamised ja nii et selline tõsine töö, sellepärast, et need süsteemid muutuvad, siin on vaja olla kursis, nõudmisi tuleb ju juurde ja nendega peab olema ka kursis, nii et seda tublit tööd oled sa siis teinud. Aga tuleme nüüd siis jälle ringiga sinna Kodukandi juurde ja sinna Kamari küla juurde, et selles osas oled sa ka väga tuntud ja kuna kuni tänaseni välja, et ka jõudnud Kodukandi juhatusse, aga räägime natukene nendest aegadest, mida te seal Kamari külas hakkasite vedama ja Kamari küla siis kuulub Jõgevamaa koosseisu, et seda Jõgevamaa Kodukanti ja seda, et meenuta neid aegu natukene. Et millest alustada? Tegelikult meie päris esimesed, et meie külast käis külavanem, no tegelikult tekst alguses ju ei olnud külavanem, kui ta käis ära need Suure Kodukandi poolt korraldatud külavanemate ja arengukavade kursused, siis nii-öelda suure entusiasmiga tuli ja et istusime maha ja et me peame ka ikkagi küla arengukava koostama ja kuna nii-öelda selles esialgsetes Euroopa Liidu eelsetes fondidest oli ka tegelikult nõudena küla arengukava olemasolu, siis eks me sellest arengukavast esialgu alustasimegi. Ja nagu igal külal, kui sa aktiiv saab kokku, mõtleb sellele, et kus me koos käima hakkame. Ja meil tollel hetkel oli vana majandiaegne klubi. Ta oli pool kortermajast, oli klubis. Et me peaksime ikkagi selle klubihoone korda tegema ja seal koos käima hakkama. Sellest me siis alustasimegi, aga siis juhtus paar aastat me küllap olime seal, käisime koos, juhtus selline asi, et meie koolimaja põles. Ja siis oli kiirelt üle öö vaja saada kool kuskile paigutada. Ja muidugi selleks sai see klubihoone. Et siis me olime jälle natukene koduta, aga see koolimaja oli musta südametunnistusena keset küla. Ja siis tegelikult algaski Sapardi taotlusvoor, aga kuna meie oleme Alevik, Sapardis oli ju see, et ainult küladele suunatud. Kuna ma PRIA-siseselt teadsin, et taotlusi ei tulnud, siis me ikkagi esitasime nii-öelda selle maja korda tegemiseks. Aga lõpuks oli ikkagi see, et tuli otsus, et kuna me oleme Alevik, siis ei ole me abikõlbulik ja seda esimest toetust me ei saanud. See oli siis selline esimene tagasilöök. Aga tegelikult see andis meile selle vungi juurde. No teil olid plaanid olemas juba tehtud, ainult raha oli küsimus. Mis see olgu? Ja suhteliselt kiiresti tuli siis see nii nimetatud külameede, need numbrid seal erinevalt meetmete numbrid ju muutusid. Ja siis me ikkagi saime selle toetuse ja siis algaski meie suur projekt, koolimaja ümberehitamine seltsimajaks. Ja seal me olemegi ikkagi neid etappide viisi teinud, osad töid teinud ise, osad saanud toetusena ja nüüd meil ongi tegelikult väga kena seltsimaja, kus me saame ikkagi koos käia erinevaid sündmusi ja siit
etapilt on tulnud ikkagi see, et jälle istume maas, midagi peaks tegema. Sellest sai alguse Kamari veetrall, mida me korraldasime 7 aastal Kamari järve peal ja mida paljud inimesed meenutavad senimaani ja küsivad, et miks te enam ei korralda. Aga nagu alati, mingil maal korraldajatele tuleb see ette, et on ammendunud ja eks välised tegurid ka mängivad rolli, siis järgmisena jõudsime me Kamari supifestivalini. Paljud küsivad, et miks supifestival, mis see on? Miks? Sellele küsimusele vastan alati see, et tegelikult supp on meie toidukorras esimene käik nii-öelda. Aga kui enamikes toidukohtades pakutakse ainult seljankat ja supimaailm on ju tegelikult nii mitmekülgne ja sellest tulenevalt saigi see ja kontseptsioon on see, et on võistkonnad, kas tehakse koha peal või tehakse kodus valmis ja pakutakse ja on žürii ja on rahvahääletus ja niimoodi leitakse rahvalemmik ja žürii poolne nii-öelda esikoha omanik. Aga sellel aastal on meil see 5. kord 30. mail, aga me oleme otsustanud, et see on jälle meie jaoks ammendunud. On teil uus idee olemas juba? Vot ei ole. Et eks igal nii inimesel kui organisatsioonil on omad arenguetapid, nii tõusud kui mõõnad, et mingil moel me oleme natukene sellises mõõnaseisus, et me peame ennast koguma, uusi mõtteid mõlgutama, koos arutama, küll ta tuleb. Küll ta tuleb, ei ma üldse ei kahtle. Kes on need kaasteelised, kui suur see seltskond on, kes on need aktiivsed ja palju teil seal külas praegust elab seda rahvast? Vot sellele küsimusele on alati raske vastata, sest üks on statistika selles mõttes, et kes on elukohaga sinna registreerinud, aga tegelikult võib-olla elab, aga laias laastus me räägime ikkagi alevikust kui sellisest sellest 150 inimesest ja meil on see, et ümber küla on nii-öelda suurem Väike-Kamari küla ja selle Väike-Kamari külaga kokku me arvestame ikkagi selline üle 300-350 inimesega. Aga aktiivselt kaasalööjaid me alati, kui meil on suuremad üritused, me ikkagi arvestame selline 25-30 inimesega, aga igapäevane aktiiv on selline 7, kes siis juhatus pluss nii-öelda me alati nimetame seda laiendatud juhatuseks, et meil kunagi ei ole, et ainult juhatus otsustab, vaid ikkagi laiendatult arutame asjad läbi. Ja kaua aega juhtis meie Kamari haridusseltsi Kalli Kadastik. Paar aastat tagasi ta otsustas, et juhtimistasandilt ta tõmbab ennast tagasi, aga ta aktiivselt meie pensionäride tegevusi koordineerib ja tema ei ole väga selline projektikirjutaja. Tema on tegevuste elluviimisel ja kaasarääkija, et projektide osas on ikkagi olnud kogu aeg see, et olen mina need projektid kirjutanud. Võib-olla ma küsiks ka selle koha pealt mõned nõuanded, et mis sellise elava külaseltsi nagu nipid on. Või kuulates sinu juttu jääb kõrva see, et te olete õigel ajal nagu vahetanud neid teemasid, et kas te olete suutnud ka, et ühed inimesed läbi ei põle ja ka nagu sellist järjepidevust hoida, et nagu kõik, kuidas kaasata inimesi. Sest ka täna võib-olla mõni tahab alles nii-öelda käima tõmmata oma külaelu, et mida neile öelda nagu oma kogemuse põhjal? Et kõik oleneb ikkagi inimestest ja inimeste vahelisest klapist ja
ja ikkagi rääkida, et mitte ainult kuskil üksinda mõelda, vaid neid mõtteid põrgatada ja tuues sisse selle, et me Kodukandis räägime aktiivsed külad ja nii nimetatud valged laigud, et kus kogukond ei ole aktiviseerinud, et ega järjest raskemaks muutub see nii-öelda selle punkti leidmine, mis seda kogukonda seob, mille nimel nii-öelda tulla kokku, et palju on ju neid näiteid, et kui kuskile soovitakse rajada mingit suuremad, viimasena meie maakonnas on see tuulikute teema, et oli aktiivne nii-öelda tuulikute vastane, me pakkusime välja, et nüüd kogukonda, et see küla ja seal on juba keeruline, iga kord leitakse mingeid põhjuseid, et ja nagu ei leita enam, kui ei ole seda niinimetatud vaenlast, et siis ei leita enam seda motivatsiooni, mille nimel, et mis sellega tegelikult nii tema elus kui külaelus paremaks muutuks, et tegelikult 25 aastat tagasi oli see kergem, ütlen mina. Hinnad olid võib-olla odavamad ja entusiasmi, aga võib-olla tuleb ka natukene uut põlvkonda peale ja natukene võib-olla teised sihid ja nii, nagu sa ütlesid tõesti väga õigesti, et mõned asjad vahel lähevadki pausile või reastatakse ümber, nii et ega siis, et nii see elu käibki. Aga ma tuleks nüüd selle suure Kodukandi juurde ja ütleme see Jõgevamaa roll, et sa oled seal nii-öelda, kuidas Jõgevamaa Kodukant töötab, kas sa oled seal ka olnud juhatustes eestvedaja? Kindlasti ei saa sind mitte märgata. Nii Jõgevamaa Kodukandi kui Eesti külaliikumine Kodukant alguse juures ei ole ma olnud tegelikult. Et Jõgevamaa Kodukandi ühendus asutati 2000. aastal Maarja Magdalenas, seal oli küll Kamari haridusselts asutajana juures, aga nii-öelda oli meie juhatuse esimees Kalli Kadastik ja oli ka esimeses juhatuses, aga Kallil oli selline lugu, et tal ei olnud võimalik oma tööalaselt, kuna ta oli lasteaiakokk ja samuti ei olnud tal liikumisvõimalusi, tal ei olnud autojuhilube. Ja siis 2003. küllap oli see, kui ütles see, et Liia, sina pead nüüd minema Kamarit esindama Jõgevamaa Kodukandis ja nii ma sinna sattusin. Siis ma vahepeal olin nii-öelda eemal, kui 2007. aastal oli Jõgevamaal maapäev, siis mina juhatuses ei olnud. Ja ma arvan see, et see oli küllap 2008 või 2009, kui siis kui ma Priiast ära tulin, et siis leiti, et nüüd sul on jälle nii-öelda aega rohkem, et uuesti juhatusse ja sellest ajast olen ma siis Jõgevamaa Kodukandi ühenduse juhatuses olnud ja kuna meil on ka põhikirjaliselt nii-öelda määratletud, et on esimees ja aseesimees, siis olen ma olnud sellest ajast Jõgevamaa Kodukandi ühenduse juhatuse esimees. Mis teemad teil tookord olid põhiliselt, mille suunas te liikusite, mis teie nende strateegiate niisugused põhijooned olid? Et tegelikult Jõgevamaa Kodukandi ühendus oli ka Jõgevamaal ikkagi see liidri maaletooja. Et olles muidugi Priias tööl, ma
mäletan seda, et ikkagi mina olin see, kes me läksin maavalitsusse ja maavalitsuse arendusosakonnas oli Jako Jaago, et paneme pead kokku ja nii-öelda teeme ära. Ja meil saabki nüüd siis 2006. või 7. kumb meil nüüd sai, ikka 2006 sai loodud, aga nagu paljudes liidri kohalikes tegevusgruppides tegelikult see esialgne tööle lükkamine läks natukene üle kivide ja kändude. Just see oli piirkonniti natukene erinev ja võib-olla siia taustaks ütlen, et 2004, kui minu puutusin kokku liidriga, siis oli kodukant, nii-öelda suur kodukant oli Põllumajandusministeeriumi partner ja korraldas liidri teavituspäevi, selliseid ennetavaid, kuigi ütleme jah, et päris programm käivitus 2006, aga seda ettevalmistavat aega oli päris pikalt ja kodukant oli hästi palju see, kes tõi, ütleme, neid teadis ja tundis eksperte, kes rääkisid sellest partnerlusest, sellest koostööst, nii et seda sealt eest vedada ja seda seltskonda ette valmistada, see oli päris suur töö. Natukene oli neid nii-öelda algeid juba Kagu-Eesti partnerlusprogrammiga maale toodud, nii et tundmatu ta ei olnud. Aga niimoodi ta käis, nii et Jõgevamaa liidrit aitasid sa nii-öelda siis tänast siis Jõgevamaa koostöökoda, kus sa ka töötad täna osaliselt või? Jälle selles mõttes see, et kui sai Jõgevamaa koostöökoda asutatud, siis tegelikult põhikirja, kuna kodukant oli ka asutajaliige, põhikirja see, et juhatuses on Jõgevamaa kodukandi ühenduse esindaja. Esimestel aastatel ei olnud mina see, oli Pille Tutt juhatuses ja jälle aastaarvudes natukene, et ma olen nüüd 3. koosseis Jõgevamaa kodukandi esindajana Jõgevamaa koostöökojas ja ühtlasi ka koostöökoja juhatuse esimees. Ja ma jälle see, et ka suures kodukandis ma esialgu tegelikult lihtsalt Jõgevamaa Jõgevamaa kodukandi ühenduse esindajana muidugi liikmena olin, aga nii nimetatud juhtimistasandil olen ma olnud ükskord juhatuses 2000 seal 15. aasta paiku, aga nüüd 4 aastat tagasi nii-öelda valitud siis uuesti Eesti Külaliikumise kodukandi juhatusse. Et eks külaliikumisel on olnud neid tõusu ja mõõnasid, on erinevad juhtimismudeleid katsetatud, küll see, et on tegevjuht ja kõrval siis juhatuse liikmed, on olnud seda, et kõrval on nõukoda olnud juhatus ja siis tegevjuht, et antud hetkel on meil 3 juhatuse liiget, kes siis nii-öelda võrdselt on tehtud tööjaotus, et meil ei ole juhatuse esimest, vaid igal ühel on oma tegevusvaldkond. Ja minu tegevusvaldkond on siis olla Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolne kontakt ja esindatus erinevate
nendes kaasamissündmustes ja aruteludes ja dokumentide läbitöötamises sinna oma seisukohtade andmine. Ma küsin, kas kunagi, kui Kodukant tegeles liidriga, siis meil on üks tegevusgrupp Läänemaal, kes võttiski endale nimeks Kodukant, aga teil jäi siiski nagu 2 eraldi, et oli sellel mingid konkreetsed põhjused, kas selline arutelu oli ka teil olemas või lihtsalt tuli nagu loomulikult, et läksite 2 organisatsiooniga edasi selle seosega, mida sa siis nimetasid, et alati on esindaja seal liidri tegevusgrupi juhatuses. Nüüd me räägime tegevusrühmadest, kunagi me alustasime gruppidest, et meil käib see siin kõnes läbi segi, aga me ei lase sellest ennast suurt segada. Et esialgu ikkagi oli see, et säilitame 2 organisatsiooni, läheme niimoodi sümbioosis edasi, eks vahepeal ole olnud neid arutelusid, nii nagu ka üle Eesti tegelikult on, et neid maakondlikke Kodukandi organisatsioonid on lõpetanud ja läinud üle nii-öelda see tegevusvaldkond, kogukondlik tegevust liidri kohalikule tegevusrühma alla. Meie oleme olnud veel praegu ikkagi sellises seisukohal, et me jätkame 2 organisatsiooniga, et nii kaua jälle tegemist on inimestega ja kui on inimesi, kes niimoodi tahavad ja on nõus eest vedama, siis aga öeldes ka selliselt üle-eestiliselt ja vaadates nii-öelda praegu toimuvat uue eelarveperioodi 28+ raames ja valguses, et võib-olla ikkagi seda suunda läheb selles suunas, et nii-öelda see liidri ja Kodukandi sümbioos oleks võib-olla vajalik ja mõistlik. Ja vajalik, me teistmoodi tegelikult edasi küllap ei saa, sest elu näitab nii mõningaski maakonnas ikkagi see Kodukandi organisatsioon on kas väga nõrk või tegelikult enam ei tegutse ja me ei saa vastuolus olla tegeliku eluga. Aga iseenesest ma olen alati olnud suur Kodukandi kiitja ja tõesti see erinevad etapid, mis tal on olnud ja on ju olnud aegu, kus on Kodukandile olnud palju suurem toetus, kõik on olnud suurema entusiasmiga, natukene nooremad ja siis tulebki mingisugused uued etapid ja ta peab ümber mõtestama. Mis tänaseks on suure Kodukandi nagu põhisihid? Sa ütlesid, sinu valdkond on riigiga suhetel, hoida silmad peal seadusandlusel, aga suuremad, ma olen kuulnud, et ka ütleme see julge nii-öelda tsiviilkaitse vana sõnadega, vana terminoloogias, et mis veel, mis on need põhisuunad, kuhu suunas te vaatate? Et kuna me oleme strateegiline partner Siseministeeriumile nüüd juba siis 4. aasta ja seal, kuna sealt tuli ka siis see rahastuse pool, siis me oleme nüüd viimased aastad keskendunud siiski kogukondlikule ja elanikkonna kaitseteemadele ja sellest ja teise poolena siis nii-öelda ikkagi see võrgustiku tugevdamine ja võrgustiku arendamine, et kuidas ma ütlen, et kes sind rahastab, eks selle laulu tuleb. Aga rahastatakse ikka neid teemasid, mida on vaja rahastada, nii et selles mõttes ei olegi vaja siin väga otsida põhjuseid, miks te sellega tegelete. Ja miks ma selles osas natukene kidakeelne olen, et ma rääkisin seda, et meil on siiski jaotus, et meil Tanel Talve on nii-öelda Siseministeeriumi partnerlusringides ja ümarlaudades, et me olemegi siiski fokusseerinud
fokusseerinud ja Küllipann, 3. juhatuse liige, siis tegeleb liikmetega ja liikmetega informatsiooni jagamine ja Kodukandi siiski me oleme fokusseerinud 2 tähtsündmusele, et maapäev, mis sellel aastal toimub juba 16. korda Ida-Virumaal, sai ka see kunagi alguse juba siis 30 aastat tagasi. Ja teiseks on siis see aastaküla valimine. Ja kunagi toimusid need kõik ühel aastal, me olemegi selle lahku löönud, et ühel aastal me valime aastaküla ja teisel aastal siis toimub maapäev. Eks see maapäevaga sai 2024. aastal Võrumaal ring täis ja siis oli tegelikult see natukene mõttekoht, kas edasi või mitte edasi, aga maapäeval tegime hääletuse ja suure ülekaaluga oldi ikkagi seda meelt, et me jätkame seda külaliikumise traditsioone maapäeva korraldamisel ja tegelikult see maapäev on ikkagi külade ja kogukondade kokkusaamise koht ja see mõtestamine oma tegevustes nii külatasandil, mida me ootame ja mida me pakume kohalikule omavalitsusele ja siis riigi tasand. Ja tegelikult Euroopa tasandil on ju ka maapäev täiesti toimiv ja paljuski tegelikult Eesti maapäeva tuuakse Euroopas väga suure edunäitena. Ja aastaküla jälle on kogukondadele ja küladele selline entusiasmi süstimine, sest ma mäletan väga hästi seda tunnet, kui 2005. aastal Pärnumaal kuulutati Kamari esimeseks Eestimaa külaks, et millise süsti me saime jälle kogukonnana ikkagi edasi tegutseda ja me oleme õigel teel sellel ja ka nüüd viimase aasta küla, mis siis valiti 2025. Oru külade piirkond, muidugi on jälle näitena see, et kui erinevad on meie külad ja millised motivaatorid on külades ja millised jälle ikkagi inimesed, millised eestvedajad, millised me Kodukandis liikumises nimetame neid sädeinimesteks, et need sädeinimesed annavadki meie küladele selle oma näolisuse ja tegelikult maakondlikud organisatsioonid ja kus ka enam maakonna organisatsiooni võib-olla ei ole, see sädeinimeste valimise traditsioon on tegelikult jätkunud. Ja jälle ma ütlen, me peame tegema oma inimestele pai. Kahtlemata. Mõeldes sinu juttu sellest, et võib-olla igal pool ei ole enam seda entusiasmi, mis oli, ma võin lohutuseks öelda, et hiljuti rääkisin, näiteks on meil ka kuulatav noorteorganisatsioon 4H ja ka nemad ütlevad, nad ei ole võrdselt aktiivsed kõigis maakondades, aga ega see ei tähenda, et nad edasi ei tegutse. Ja tulebki ühel päeval siis jälle tulevad uued sädeinimesed, võtavad jälle vastava teema ja küllap neid tuleb. Meie jutt hakkab lõpuni jõudma, sa võtsid kenasti kokku siin nii selle Kodukandi visiooni ja praegust seisu, valmistate ette uusi maapäevi ja neid, ja küla sai eelmine aasta valitud, nagu sa ütlesid. Ja samuti tuleb supifestival ja ma ei kahtle üldse, teades seda Kamari seltskonda, et küllap teil tuleb seal uus idee, kas järgmiseks või ülejärgmiseks aastaks, aga
aga sina kui konsulent, on sul lähiaastaks veel midagi, et lõpetaks siis selle Valge Tähe teenetemärgi siis nagu lainel, et sina kui konsulent, et kaua sa veel jaksad ja keda sa näed ja keda sa tahad toetada? Et mul saab just konsulendi kutse varsti läbi. Et just see mõttekoht, et kas uuesti nii-öelda pikendada või mitte pikendada. Peale selle olen ma omandanud ka täiskasvanu koolitaja kutse. Et tegelikult mulle meeldib see ja minus on veel seda energiat ja nagu ma alati olen öelnud, et kui väsid, et kunagi minu küla nägi, et ma olen väsinud ja 2011 esitas mind Eestimaa uhkuseks. Ja kui sind jälle tunnustatakse, sa saad sealt selle energia ja ma arvan, et see viimane nädal selle teenetemärgi lainel olles ma olen jälle mõtestanud, et minus on energiat ja mul on tegelikult oma klientuur olemas ja ma ei saa küllap mitte veel praegu siin teha sellist käiku, et ma neid maha jätan, et küllap läheb täie auruga edasi sellel lainel ja olles ka Eesti Maaelu Nõuandeteenistuses nüüd juhatuse liige, siis ka nii-öelda natukene esindusorganisatsiooniga nõustajad ja konsulente ühendades tuleb seda vedurit edasi vedada. Aitäh, Liia, tänase jutu eest. Jaksu sulle seda vedamist. Mina usun, et sul seda jaksu on. Sellega me täna tõmbame jutud kokku, kuigi Liiaga võiks rääkida veel pikalt. Aitäh kuulamast, järgmiste maaelu juttudeni. Aitäh! Aitäh!